Paljud viljandlased ning ka linnakülastajad ei kujuta suve ette kindlasti ilma Lossimägedes heina nosivate lammasteta. Nii ka muidugi sellel aastal on lambad taas Viljandi Lossimägedes. 10. aasta, kus lambad siin on. Muidugi alguses oli need lambad meil rohkem. Esimene kord oli nimelt 27 lammast siin mäekülgede peal. See tähendas seda, et see oli täpselt sama palju, kui Viljandi linnavolikogus on linnavolikogu liikmeid. Et igale volikogu liikmele oli oma lammas siis. Aga kuna lambad olid nii usinad, sõid siin need mäeküljed paljaks, siis tuli nende arvu vähendada. Nii et sel aastal siis sellel laupäeval siis jõudis 10 lammast. Et suurt lammast ja 5 suurt lammast ja 5 utte. Ja ma arvan, et see on hea näide sellest, et meil on linnaloodus olemas, kus lisaks lilledele ja lindudele on ka lambad. No on ikka vist hea vaadata küll, kui suvel niimoodi heina nosivad. No miks mitte, muidugi on. Tore ju. Et iga kord, kui lambad siin on, ikka viib jalutuskäik siit Lossimägedest mööda ka? Mul oma marsruut, aga üldiselt alati hea vaadata. Aga kuidas tähendada on, kas inimesed käivad vaatamas neid ka? Käivad. Täna on siuke tagasihoidlik ilm, aga muidu ikka publikut on. Üks palve on aga lammaste omanikel inimestele, kes neid vaatama tulevad küll. Nimelt ärge neid palun söötke. Neil on siin Viljandi Lossimägedes süüa piisavalt. Ma mäletan seda esimest korda veel. Siis oli tõesti lausa tuldi perekondadega lambaid vaatama, et lõpuks ometi on Viljandis jälle Lossimägedes lambad. Sest teadaolevalt esimeses iseseisvusperioodil oli ka Viljandi lossivaremetes ja mallikraavides olid isegi lausa väikene loomaed, kus oli oma põder ja teisedki linnud ja loomad. Ja nüüd siis oleme seda väikest viisi, seda traditsiooni hoidnud, nii et nagu öeldud, juba 10. kord on lambad siin nosimas ilusat, toredat heina siin lossivaremete nõlvadel. Nad on ikka korralikud muruniidukid ka, kui ma kujutan ette, et linnale oleks see paras peavalu, kui keegi peaks siin seda tööd käsitsi tegema. No eks ta olegi nii, et neid on esiteks, need külgi on siin suhteliselt keeruline ju, sa ei saa trimmeriga pead siin laskma, siin masinatega on nagu keeruline ja samas ongi ilus, kui ta just oleks sedasi looduslikult, et just lambad teevad siin selle töö ära. Nad ei söö tegelikult kõiki ja takjad ja sellised taimi nad ei taha, sest ju need on siis ogalised ja ka võib-olla mõrudad, aga nad söövad ikka maa päris korralikult paljaks, nii et meil on siin 2 aedikut. Üks on siis see, kus me praegu neid lambaid näeme ja teine on siin natukene Männimäe poole, teine aedik. Nii et kui siin hein otsa saab, siis lähevad lambad teise aedikusse. Nii et sügiseni saab neid karvapalle siin nautimas käia.